tervitused siit Biomekliinik ilujutud podcastist ja meil on täna suurepärased uudised. Nimelt me oleme ühendanud jõud Istanbul ja Antalya. Lisaks puudutame ka Dubai iluturismi teemat ja meiega on siis täna meie tiimiliige Anneli Lahe, kes on siis teleprodutsent, saatejuht ja kellel on oma isiklik kogemus iluturismiga Antalyas ja circa 3 aastat tagasi siis ja oled toimetanud juba Antalya klientidega, kes on käinud siis sinu juures hambaravil ka juba mõned aastad ja palun räägi sellest lähemalt. No kas nüüd just minu juures hambaravil, aga läbi minu on nad tõepoolest leidnud tee Antalya hambaravisse. Ja ma ise olin tegelikult 3 aastat tagasi samas olukorras nagu väga paljud praegu, et mul oli kindel soov, et ma võiksin oma nii-öelda hammaste kulumisastet parandada laminaatide või lumineeride kaudu. Ja Eestis hakkas see alles vaikselt kanda kinnitama. Ja ma mäletan väga hästi, et ma rääkisin oma enda hambaarstiga, kes on mul juba aastaid olnud ja teeb väga häid kroone ja nii edasi. Ta ütles ka, et jah, et hambad on nii korras, et päris kroone ei ole mõtet sulle hakata peale panema, aga tema ise laminaatidega ei tegele. Ja siis kuidagi muu seas ma hakkasin otsima võimalusi ja võtma pakkumisi, et mida siis Türgi hambaravikliinikud pakuvad. Ma sain ka tuhandeid pakkumisi, erinevaid hindu, erinevaid raviplaane ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii see tegelikult hakkas ja ma mäletan väga hästi, et see oli päris keeruline, sest polnud mitte kelleltki mitte midagi küsida. Et see oli veel selline avastamata maa. Ja siis ma mõtlesin küll, et vaat kui tore oleks olnud, et kui oleks keegi, kes soovitaks, aga kuidagi juhuslikult sattusin ühe patsiendi siis kontole, kes oli käinud selles kliinikus, kellega mina nüüd koostööd teen ja ta ise on meditsiini taustaga ja töötas PERH-is meditsiiniõena, meditsiinivennana siis võiks öelda, meesterahvaga oli tegemist. Ja läbi tema me hakkasime suhtlema ja see tekitas kohe sellise usaldusväärse tunde, et kui meditsiiniharidusega inimene on käinud mingisuguses kliinikus, ta on sellega rahule jäänud, alles hiljuti kirjutas Austraaliast, kus ta praegu töötab, et käis sealse kliiniku vastuvõtul, et teha neid öised kapesid, et oli ära kaotanud kuskil ja sai sealt veel nüüd aastaid hiljem tagasiside, et väga hästi tehtud, et kõik on korras. Nii et ma mäletan seda teekonna algust ja mul on hea meel tegelikult, et ma olen nüüd üks nendest, keda mina tol ajal tegelikult vajasin. Jah, ja seeläbi ja oskad sa ka ju inimesi nõustada ja täpselt samamoodi nii nagu meie poolgi on, et kes me oleme Istanbuliga tegelenud ja minugi teekond, et võib-olla ma jagaksin siinkohal ka enda sellist taustalugu, et hakkasin vaatama ja mõtlema ka, et minu enda hambaemail oli hästi kulunud ja et okei, et laseks siis kaitseks laminaadid paigaldada. Käisin Eestis, sain pakkumise, üks hammas oli 2000 eurot, pakuti, et 6 esimest hammast, 12 000 eurot, tundus kuidagi väga kõrge hind, terve suu 30 000 eurot, et ma lõin käega selles mõttes, et ma jätsin selle nagu nii-öelda eluhoolde. Mõtlesin, et küll kui on õige tunne ja õige hetk, et küll siis tulevad ka parimad lahendused. Ja samuti hakkas siis minuni jõudma see Türgi just meditsiin, et minul olid siin ka isiklikud kogemused plastikakirurgiaga, millele ma püüdsin lahendust leida ja millele ma Türgis siis hästi toredad sellised kontaktid ka seeläbi sain ja aga hambaravi poole pealt tõesti, et lasin ka mina siis kuskil circa 3 aastat tagasi endale hambalaminaadid paigaldada Istanbulis. Ja täpselt samamoodi, et just, et sa ütlesidki, et mitte, et sina nii-öelda ei paku otseselt seda hambaravi, vaid et läbi sinu, ja sellepärast me ju Biomekliinikuga ka seda tööd teeme, et läbi meie on siis võimalik jõuda ka väga heade tunnustatud spetsialistideni, et olgu see siis kas hambaravi, plastikakirurgia, juuste siirdamine, Dubais samuti hambaravi, et kõike on võimalik meie käest tegelikult küsida ja uurida täpsemalt. Ja minu meelest on hästi oluline see, et meie, sina, mina, kes me siin nii-öelda konsulteerime, et me oleme ju tegelikult kõik selle nagu enda peal need asjad läbi teinud. Ma ei ole kunagi varjanud, et ma kõigile naeran, et
no mul on juba vanust nii palju, et see on nagu autol, et vaata, sa pead neid varuosasid vahetama või siis tuunima, et mul on kõik varuosad juba vahetatud, et saab uuele läbisõidule minna. Et ilukirurgia poole pealt ma olen küll neid protseduure teinud Eestis, aga ma tean, mida üks või teine protseduur endaga kaasa toob, millega peab arvestama, alates sellest maksumusest, mis on muide väga oluline ju ka, et ja lõpetades siis selle ajakuluga, millega sa pead arvestama ja milliste siis selliste ebamugavustunnetega sa pead toime tulema, kui sa ühe või teise protseduuri peale lähed, eks ju. Ja hinna osas, kui rääkida, sa ütlesid, et siin Eestis oli see hambaravi ongi kallis, väga kallis. Aga ka Türgis ma alati panen kõigile südamele, et kui teile ikka pakutakse terve suu, kuidas ma siis ütlen, ümber vormimist või ravi või hambaid kroonimist 3-4 tuhande euroga, siis ja 5 päevaga või mis nad pakuvad 5-7 mõni kliinik, see on ebareaalne. Sest võtame täiesti loogiliselt, on ju, et kui sul hakatakse näiteks paigaldama, kõigepealt võetakse sul 1 päev, tegeletakse röntgenitega, nende näidiste võtmisega, see on oma teema. Siis, kui sulle see kõik valmis tehakse, sul peab jääma sinna vähemalt 3 päeva, millal suu on valmis võtma vastu järgmised asjad. Kuidas on võimalik panna sulle 5-7 päevaga nagu uued kroonid või laminaadid? Väga paljud inimesed on tõesti avastanud Türgi hambaravi ja tõesti, et siinkohal tuleb rõhutada seda, et kui on liiga lühike aeg, siis on väga suur võimalus, et inimesel tuleb tagasi sinna peatselt lennata. Kui on liiga soodne hind, siis on võib-olla materjalides küsimus, et teada on, et väga palju toodetakse Hiinas materjali, mis ei pruugi olla kõige kvaliteetsem, et selle hinna, et see alati kõige, Türgi küll pakub kordades soodsamat hambaravi näiteks kui kodumaal, aga et kõige odavam ei ole ka kõige kvaliteetsem, sellepärast, et kui me võtamegi arvesse eriarsti, spetsialisti, näiteks nagu laboritehniku, et see ei saa olla ka suvaline laboritehnik, et see peaks olema selline senior spetsialist, et see kroonide suurus või see laminaatide valmistamine, et oleks ikkagi ka kõik tipptehnoloogial. Et näiteks meil Istanbuli hambaravikliinikus ka on olemas koha peal labor, et iga kliinik ei jõua ka endale võib-olla laborit lubada. Et aga samas, kui on väga hea selline partner hambatehnik, et siis võib selline nagu, ütleme, selline koostööga ju väga-väga hästi sujuda, et aga tõesti täpselt nagu sa mainisid, et selline 5-7 päeva, et see paraku tõesti on väga-väga lühikene aeg, et meil ka inimesed käivad kas siis 8 päeva pärast näiteks, kui on hambaimplantaatidele kroonid, siis see võtab veel lisaks 1 päeva aega, et on selliselt ja sinul Antaalias on siis kokku 10 päeva, eks ole? Ja Antaalias on tegemist siis sellise, ütleme nagu rätseplahendustega, ehk tegemist ei ole suure kliinikuga, vaid tegemist on väga hinnatud doktoriga, kes teeb ka selliseid keerulisi operatsioone nagu näiteks Gummy-Smile ehk kes ei võib-olla tõlkes on siis inimestele selgitada, et kui sul ülemine ige on nagu väga peale sinna hammaste läinud, kui sa naeratad, et siis sul on nagu pool suud on igemeid ja siis on hambadeks, et see korrigeeritakse ära. See on väga keeruline protseduur. Tema seda teeb, tehnik on seal tõepoolest koostööpartnerina, aga olen ise näinud, kuidas ütlen, et oi, et ma ei tea, see ei ole midagi, viiakse tehniku juurde, järgmine päev on kohal, ehk kõik tehakse täpselt nii, et sul oleks mugav ja sellepärast eeldatakse, et sa koha peal oled vähemalt 10 päeva. No kui me räägime, eks ju, esimestest neid pikematest protseduuridest, just sellepärast, et isegi kui sulle need kroonid või laminaadid peale pannakse, et sa ei lähe sealt hambaravi kabinetist või kliinikust otse lennukisse, vaid sa oled koha peal veel 1-2 päeva, et sa saaksid aru, kas need sobivad, kas su organism võtab need vastu, kas sul on mugav, võib-olla on vaja natukene lihvida neid väiksemaks, võib-olla on veel mingisuguseid vaja. Oluline, et sa tunnetaksid ka pärast protseduuri, et sul on okei. Saad aru, et kui sa seda Tallinnast tunnetad, siis ongi see, nagu sa ütlesid, sa pead tagasi lendama, et võtke see aeg, naised, võtke aeg endale, sest mitte keegi meile seda aega ei anna, kui me seda ise ei võta. Ja just nimelt, et need kontrollvisiidid on tõesti äärmiselt olulised, et saada siis selline see viimane täiuslik lihv. Aga meie nüüd selles mõttes Biome kliinikuga oleme ka nüüd sinuga, Anneli, löönud käed
et ka siis üldiselt, et kui inimesed ka meiega ühendust võtavad, siis meil on nüüd erinevad variandid, et ongi kas siis Istanbuli hambaravi, Antalya hambaravi või siis Dubai hambaravi. Et Anneli puhul siis täpselt samamoodi, et Anneli kaudu on võimalik ka siis sõita Istanbuli või Dubaisse, sest praeguseks nüüd ütleme selline iluturism ja see, mis nüüd mõned aastad tagasi just ka tegelikult meie eestvedamisel ju eestlaste hulgas ka populaarsemaks üha on saanud. Ongi inimesi on erinevaid. Esiteks on erinevaid sihtkohti, et võib-olla puudutakski nüüd seda teemat, et sihtkohtade vahe, et ma tooksin siinkohal Istanbuli näite, et Istanbul on tohutu suur Mekka oma iidse ajalooga. Ta on, nimetatakse maailmas esteetikaturismi pealinnaks, et enne Anneli me puudutasime sinuga seda teemat ka, et tegelikult Ameerika tõsielu staarid ju on väga altid USA-st Istanbuli või Türki tulema oma iluprotseduurideks, et Istanbul ja Türgi on tänaseks iluprotseduuride Mekka. Ja näiteks Antalya on tuntud ju oma imelise helesinise mere ja samuti ka väga heade kliinikute poole pealt ja me puudutasime enne ka sinuga ka seda teemat, et miks mitte, et näiteks isegi kui inimene tuleb kas Istanbuli ravile või ta tuleb Antalyasse ravile ja omavahelised neid sihtkohti on ju tegelikult ka väga hea siduda, et näiteks inimene tuleb, teostab protseduurid Istanbulis, siselennud maksavad paarkümmend eurot Istanbul, Antalya ja jätkata oma puhkust seal Antalyas. Sina oled Antalyaga nii kursis, et võib-olla sa jagad ka veel kogemusi Antalya poole pealt. Ja üks asi on sihtkohad, eks ju, me saame aru, et Antalya on selline kuurortlinn, seal on üliimeline Konyalti piirkond, mis laiub kilomeetreid pikkusi ranna ääres ja just seal asub ka see hambakliinik, kellega meie koostööd teeme. Ehk seal on väga mõnus need vahepealsed ajad, mis sul tekivad tahes tahtmata, kuni sulle valmistatakse neid, kas siis ajutisi kroone või siis juba ootad oma neid lõplikke kroone, et sul on vaba aega kindlasti päevi, mida veeta siis kas tutvudes Antalya ümbrusega, vanalinn Antalyas, imeline, sõbrad, imeline ja muidugi igasugused laevareisid, tuua näite siin, nad nimetavad seda küll Türgi Maldiivideks, Maldiividest on hästi kaugel, ma ütleks, aga laevatripp iseenesest on ikka hästi mõnus ja armas. Aga teine asi, mis üldse sihtkohast rääkida, on see ka ju, et meie vaata teeme nii Istanbuliga kui Antalyaga ja Dubaiga, mitte näiteks Izmiriga, kus on ka ju samamoodi ilukliinikud. Lihtsalt miks? Sellepärast, et kuidas sinna jõuda. Ehk Antalyasse ei räägi üldse neid, nii kui on hooaeg, on väga palju erinevaid lennufirmasid, alates siis sellest Sun Expressist, eks ole, Pegasus, kes veel ei tea, on üks Türgi odavlennufirma. Võrdleks seda siis nagu Ryanairiga, väga soodsad hinnad, ta ei lenda küll aastaringselt, aga siiski, mina käisin seal ära alla 100 euro näiteks Pegasusega sügisel, kui mul üks pereliige oli vaja seal lihtsalt, ma ei tea, hambaid plommida või midagi teha, et siis me mõtlesime, ühendame jälle selle koos puhkusega. Ehk kui sul on vaja nagunii midagi teha, siis planeerigi, optimeeri oma aega, sest aega meil ju kellelgi ei ole, on ju. Ja sa saadki ühendada puhkuse siis kasulikuga. Ja otselennud siis Antalyasse, Istanbuli, väga lihtne jõuda, eks ole. Dubaisse samamoodi, lennud on, ma ei tea, mitu korda nädalas juba. Lennud on meil nüüd sügisest, muideks Fly Dubai hakkab lendama, uurisin ka Air Balticult, et nemad lendavad läbi Riia. Dubaisse hakkavad, Fly Dubai pidi juba eelmine aasta hakkama lendama, aga nüüd hakkab siis, alustatakse lende arvatavasti selle aasta sügisest. Ja läbi Soome, läbi Helsingi on võimalik väga mugavalt jõuda. Aga ikkagi sul on nagu connection flight'id on ju. Absoluutselt. Ja sa ei pea kuskil Frankfurdist kuhugi lendama kolmandasse kohta ja sealt veel kuhugi. Ehk sa kulutad võimalikult vähe aega sinna koha peale jõudmist. Ja nagu ma mainisin ka hinda, eks ju, olgem ausad, kütuse kulu näiteks kas või juba Tartusse autoga sõita edasi tagasi võtta Eestis hotell, see tuleb kallim. Väga hea analoog. Just nimelt Istanbulis on ka protseduuride ampluaa on nagu äärmiselt lai, nii nagu ma mainisin ka, et plastikakirurgia, juuste siirdamine, hambaravi ja kui me räägime tõeliselt tervisest ja ütleme ka toome siin kohal näiteks selle stressi, et kui paljud inimesed on tegelikult stressis ja nad tahaksidki ja väga muideks ongi see uus trend, et inimesed
soovivad siis oma puhkuse siduda selle iluturismiga. Ja miks mitte siis ongi, et leida endale, ütleme, et kui inimene on huvitatud protseduurist, ta valib välja näiteks Istanbuliga sihtkohana, ta läheb Istanbuli ravile, sealt siselennuga tund-poolteist, isegi tunni aega ma olen lennanud Tallinnast, Istanbulist Antalyasse, ta jätkab seal oma puhkusereisi, ta lõõgastub, ta võtab selle aja iseendale, sest tegemist, kui me räägime esteetikareisist või meditsiiniturismist või iluturismist, see on ju tegelikkuses aeg iseendale ja seda ja mis on see, mis jääb, on emotsioonid. Kui palju ma olen kuulnud ka inimestega rääkinud, kui toredaid emotsioone see kõik see esteetikareis tegelikult tekitab. Et kui sa tõid siin näiteks kas või Antalya Maldiivid või need imeilusad rannad, siis Istanbulis on need maailma tuntud mošeed, mida leiabki ainult Istanbulist. See tuntud Grand Bazaar, mis on maailma kõige esimene shopping center. Kas ta on mingi 400 aasta vanune, et kust leiab erinevat kaupa, need Istanbuli maagilised tänavad, see fosforuse väin, mis reaalselt ühendab siis Aasiat ja Euroopat. Ja meil on muideks ju ka Biomekliiniku poolt, et inimene, kes Istanbuli tuleb näiteks hambaravile, ta saab meie poolt kingitusena fosforuse väina 3-tunnise paadisõidu. See on siis piduliku õhtusöögiga, sellise idamaise tantsushowga ja see on nagu selline lõpu, selline kirss tordil, et kui ta on ka just endale näiteks uue naeratuse saanud, ta läheb sinna koos kaaslasega, inimesed ju kaaslane on ka tasuta veel kaasa saate võtta, kutsuda ja te lähete ja te naudite seda imelist, ehtsat Türgi kultuuri. See on päikeseloojangu ajal, need imelised maagilised pildid, et see on see ja sündmus. Need lõhnad, mis nendes erinevates kultuurides nagu tulevad, see on minu meelest nagu sõnu seletamatu. Ja on, ja mis saab veel paremat olla, inimene läheb, loob ennast kauniks, saab meeldejäävad elamused, kõik see toidukultuur tõesti, mida Türgi pakub, et see on seda väärt ja see on veel tegelikkuses, ongi ka, kui me võrdleme protseduuridega, veel tegelikult nii hea hinnaga. Ja siinkohal ma kohe soovitangi, et kui võtate või plaanite minna ükskõik siis kas Istanbuli, Antalyasse või Dubaisse, minge tühjade kohvritega. Ja arvestades meie elatustaset siin ja meie hindu, siis kõike on sealt palju soodsam kaasa tuua. Absoluutselt. Ja muideks see kohvri jutt on väga õige, et küsige kindlasti meilt ka meie reisikonsultandi Eeva kontakti. Sellepärast, et Eeva kaudu pileteid soetades Tallinn, Istanbul, Tallinn saate 2, issand, kas see oli 40 kilogrammi kohvri suuruseks lisaks, et täpselt, et sealt tasub neid asju kaasa osta. See on kõik ühes. Ja minge kindlasti avatud meelega. Mul on üks kogemuslugu, kus inimene läks tegema päris keerulist protseduuri, oligi Gummy-Smile ja tal tuli tegelikult koha peal kas siis käia mitu korda, kuna see protseduur eeldab sellist vahepealset taastumist, siis tema otsustas, et ta pigem jääb sinna kuuks ajaks, ka see on võimalik. Me leiame teile sellised lahendused, kus te saate kas siis korteri näol, kui ei ole soov olla hotellis, viibida see kuu aega seal koha peal ja tal oli kodukontor, tal oli see võimalus täiesti olemas. Ja mis oli lõpptulemus? Lõpptulemus oli see, et ta tuli tagasi täieliku makeover'ina. No ma ei ütle, et seal, ma ei tea, barbist sai keegi teine või vastupidi, aga lisaks hammastele hakkas sealt arenema, vaata see nagu enese täiendamine. Ma tean, et ta võttis ette täiesti juuksestiili muutuse. Minu meelest tulid mängu ka ilusüstid ja nii edasi ja nii edasi. Ehk ta tuli tagasi täielikult uue inimesena. Kuu aega viibides Antalyas, puhkas, käis ära ka, ma tean, Kapadookiad ja kõik need kohad, sest sul on seal pikemad sellised ravipausid. Nii et kõik on tegelikult võimalik, et see on jällegi, ongi see, et kuidas sa ennast väärtustad. Ja kui sul on võimalik olla või teha kodutööd, seda enam. Absoluutselt nõus sinuga, sellepärast, et kui inimene võtabki selle aja iseendale, ta investeerib enda heaollu ja tervisesse, siis see on ju maailmas tegelikult number 1 investeering iseendasse ja kui tohutu elukvaliteedi tõus, et näiteks kui ma näengi ka iganädalaselt või teinekord ka igapäevaselt inimesed jagavad oma tagasiside lugusid näiteks Istanbuli reisidelt või nüüd hiljuti ka klient naasnunu Dubai reisilt, täiesti uus elu. Inimesed, isegi kui nad on väiksema protseduuri teinud, nad on ikkagi nii
nii juba teised, et see energia on andnud neile nagu nii palju juurde, et märgata neid inimeste kogemusi, näiteks kes on uue naeratuse saanud tõesti, et täiesti elu muutev. Ma tegelikult tooksin selle naeratuse poole pealt ka, et meil on mõlemal Türgi hambaravi kogemus ja minul ka Dubai hambaravi kogemus, aga et mõte ongi selles, et kui inimene näiteks hoiab oma, see on see hästi konkreetne näide, kui inimene ei taha naeratada, ta hoiab oma suud tagasi, siis on see, et ta tekitab tegelikult nagu kramplikult või tahtlikult sellise nagu blokeeringu näos. Aga see juba mõjutab kõiki lihaseid, kõiki närviühendusi ja mõjutab tegelikkuses ka aju. Et inimese see vabadus ja see särav olek tegelikult tulenebki sellest, et ta on ka vaba ja ta on näost vaba, et ta on ju esimene asi ka, mida teine inimese puhul märkab, on tema nägu. Ja kui inimene hoiab tahtlikult oma suud kinni ja naeratust tagasi, see tegelikult mõjutab tervet tema psühholoogiat. Ja ma siinkohal tahan veel rõhuda seda, et kui te näete praegu hästi palju on erinevates sotsiaalmeediates neid erinevate kliinikute siis Metaga tehtud reklaame, kus on ka, te saate automaatselt minna ka nendele nii-öelda tagasiside pluginate peale, eks ju, siis ärge nüüd seda kõike puhta kullane võtke. Kui ei ole ikkagi kliinikul mingisuguseid konkreetseid reklaame, kus on reaalsed inimesed, kes jagavad reaalset tagasisidet, siis ei maksa nüüd neid tagasiside aknakestes loetuid kommentaare väga 100% võtta, sest teatavasti on tänapäeval võimalik seda tagasisidet ise luua, seda teavad kõik turundusinimesed. Nii et olge ettevaatlik. Selleks olemegi tegelikult ju meie olemas, see, kes me ka läbi suuresti oma kogemuse inimesi nõustame ja suunamegi siis jah, tõesti erinevatesse kliinikutesse. Iga otsus on inimese enda teha, ja see ongi ainult enda sisetunnetuse küsimus. Muidugi on see igaühe enda otsus ja nagu ma alati ütlen, et ei ole olemas nagu halba rahvust, eks ju. Ükskõik, kas me räägime, mis riikidest me räägime. Kindlasti on väga häid kliinikuid Eestis, on väga häid kliinikuid Türgis, Dubais, aga on ka vähem paremaid, eks ju. Ja seda igal pool. Ehk inimene peab endale selgeks tegema enne, kui ta läheb mingisugust sellist protseduuri tegema. Ja siin ei ole vahet, kas Eestis või välismaal. Ka Eestis see on väga läbi mõeldud samm, enne kui sa lähed või lased kellegi noaga enda kallale, eks ju. Et mõelge, otsustage ja mõistlikum on ikkagi teha seda läbi siis mingisuguste ikkagi sertifitseeritud kliinikute ja inimeste, kes oskavad teile mingisugustki nõu jagada. Jaa, absoluutselt ja tegelikult jällegi sellest terviseturismi nišist rääkides, et kui ka mõned aastad tagasi, vaata nii nagu sinagi, et sul ei olnud kellegi käest nõu küsida, inimesed tegelikult ei osanud unistadagi võib-olla hammaste kroonimisest või tervest suust või väga paljudel on hambad puudu ja hambad kehvas seisus. Et ei osatud unistadagi, sellepärast, et tõesti, kui suu maksab seal üle 10 000, üle 15 000, 30 000, et see on tõesti nagu ulmeliselt kallis tundub, et mulle tuleb meelde lihtsalt, et kui me olime Biome kliinikuga väljas ka Lätis messil ja kus Läti inimestel tegelikkuses seal ei ole terviseturism veel selliselt levinud, et aga me oleme ka sinna suunas laienemas. Et ka Läti inimeste mentaliteet oli täna selline, et mis mina, et kuidas need hambakroonid ja et see on ju nii kallis. Tegelikkuses jah, et inimestel ei olegi olnud nagu aimdustki, et nii nagu kunagi Eestis inimene võib-olla ei osanud unistadagi tervest suust, siis tänaseks me oleme toonud inimestele tegelikult kandikul kätte erinevad spetsialistid, kes on usaldusväärsed ja kelle poole pöörduda. Et mul tuleb meelde siis meie Rita näide, kellega me oleme ka kusjuures podcasti teinud ja Rita suu oli siis suu maksumus Eestist, kui väga paljudes kohtades öeldi, et see on võimatu. Ta on noor naisterahvas, soovitati, et elu lõpuni proteese kanda, ta ütles, aga et kuidas ta siis ennast tunneb, kui ta elu lõpuni nii-öelda proteese kannab, et need, mis käivad ära ja et ta tunneb ennast nii vana inimesena, ta on noor naine. Ja või siis teine pakkumine, mida ta siis Eestist sai, oli üle 100 000 euro.
ta tuli meile Türki, Istanbuli, ta sai circa 12 000 euroga endal terve suu korda. Jah, see eeldas seal luu siirdamisi ja implanteerimist ja teist reisi veel otsa, kus siis hambakroonid paigaldati. Ta on tänaseks täiesti uue elu saanud. Ta järgmisele reisile tuli juba koos oma abikaasaga, kes ütles, et tema ei taha kõiki hambaid kroonida, et teda see ei huvita ja ta lasi ainult 4 esimest hambakrooni paigaldada endale, millega ta sai täiesti, mis olid sama tooni nagu tema teised hambad, ta sai täpselt samamoodi uue elu osaliseks. Et see on see tohutu rõõm tegelikult, mida me inimestele aitame saavutada, et jah, et kui ma nüüd seda Läti näiteks tõin, et oligi see, et inimesed ütlevad, mis mõttes hambakroonid, et see on nii kallis. Tegelikkuses, et see ei pruugi olla, et just, et pakkuda inimestele lahendusi, et just, et mis on need olulised punktid Türgi näol, on see, et Türgis käivad inimesed üle terve maailma. Väga palju käiakse Kanadast, Austraaliast, Ameerikast, nüüdseks ka Euroopast, just hambaravi ja plastikakirurgi, loomulikult juuste siirdamine. Türgi on selle poole pealt maailmas number 1. Et üks asi on see, et väga palju käiakse just ka hinna ja kvaliteedi suhtes. Ja jällegi, et me rõhutame siis on ja, et peab teadma, millisesse kliinikusse minna. Just. Miks on siis Türgi arstide pädevus nii kõrge, sest et neil on väga-väga suur kogemuspagas. Nad on näinud väga palju erinevatest rassidest inimesi. Hinnad on kordades soodsamad kui mujal maailmas, sest Türgi riik toetab ka neid kliinikuid, kes pakuvad terviseturistile kvaliteetset teenust. Sest see on ju ka Türgi huvides, on ju, et... Just nimelt paljud on minu käest ka küsinud, et kuidas nad saavad siis sellist hinda tekitada. Just nimelt niimoodi saavadki, sest riik doteerib sertifitseeritud kliinikuid, kui seal on teenus health tourism ehk siis terviseturism. Et seal on väga palju erinevaid meetmeid, kuidas riik siis seda turismi aitab elus hoida. No ja on näha ju, et hoiab väga hästi. Ja, et aga Anneli, et räägime võib-olla nendest edasistest plaanidest, mis meil siis Biome kliinikuga on, et inimesed, kes on pöördumas sinu poole, inimesed, kes on pöördumas meie poole Antalya hambaravi asjus, et kuidas see nüüd siis kõik hakkab täpsemalt välja nägema? No täpselt nii, nagu see ikka kogu aeg on käinud ka Istanbuliga, tuleb saata, eks ole, päring. Kõigepealt nii-öelda mina alati soovitan, et saatke siis oma kontaktandmed, teie nägemus, mida te kõigepealt tahate. Ja siis on selle jaoks ju spetsiaalsed arstide poolt välja töötatud sellised fotovormid, ehk kus on näidatud, milliseid fotoid me ootaksime teilt. See on ülemised hambad, pildistategi alumised, suust ja väljast. Ja siis me hakkame selle infoga juba ju tööle. Täpselt nii, nagu käib ka Istanbulis, eks ole. Just. Sealt me saame teile teha mingisuguse pakkumise, mida näeb konkreetselt arst sellest pildist. Ja sealt edasi hakkame vaikselt liikuma, millal on võimalik minna, milline see raviplaan välja näeb, on see siis nii-öelda 1 etapis või on see 2 etapis ja niiviisi tasa ja targu tuleb liikuda, ega siin ei olegi uisapäisa vaja midagi teha. Jah, absoluutselt, et mõned inimesed näiteks, kes meiega ühendust on võtnud, ongi öelnud, et nad on aastaid oodanud tegelikult seda ja väga paljud muideks on öelnud, et nad ainus kahetsus on see, et nad seda varem ei teinud. Just. Ja täpselt, Anneli, nagu sa mainisid, et esimene samm ongi siis see, et meiega ühendust võtta, saata endast siis vastavad pildid või röntgenfoto, plastikakirurgias samuti kas siis video, enda kehast soovitud piirkonnast fotod, mille siis meie edastame arstidele, arstid ütlevad oma hinnangu, vajadusel teeme siis tasuta konsultatsiooni kõne, kas me teeme siis meiega, teete minuga, teete Anneliga, teete meie konsultantidega, teete Katriniga. Lisaks on siis ju võimalik teha konsultatsiooni kõne siis kas kirurgiakliiniku esindajaga, kust saab inimene veel täpsemat informatsiooni ja oma küsimustele vastuseid. Meil on ka hambaarstidega võimalik teha tasuta videokõne, konsultatsioonikõne. Just nimelt, et tegemist ei ole mingisuguste virtuaalsete inimestega, päris inimesed. Ja kus juures mulle on isegi öeldud, et kui ma olengi teinud ka seda konsultatsioonikõne, seda esmast on öeldud, et nii hea, et siin on inimene taga, ma ütlen, aga loomulikult tegelikult ju täie südamega seda tööd niimoodi teemegi, et ei ole virtuaalne plugin, kes vastab sulle vastavalt märksõnadele. Ja ei ole veel täna AI, et ikka oleme meie siin päriselt taga ja
ja siis ongi, et kui inimene on saanud endale piisavalt siis vastuseid, siis me hakkame planeerima reisi sobiliku kuupäeva, et vaatame, et mis on siis reisi täpne pikkus, et üldiselt plastikakirurgial on ta ka seal 6 päeva kuni 10 päeva. Mis ma tahtsin öelda, tegelikult me enne puudutasime ka, et kui inimene tulebki meie juurde ka pildiga, et näiteks ninaplastikat, rinoplastikat soovides teha, et siis ongi see, et ta võib näidata täpselt või siis kehast või siis rindadest, et milliseid või näiteks millist nina ta siis endale soovib, on ju. Et arstidel on erinevad tehnikad ja näiteks ma lihtsalt toongi ühe just hiljutise ninaplastika konsultatsioonikõne näite, et Kirurgia Kliiniku esindaja ütlebki, et jah, palun saada meile, alguses ongi oma ninast foto ja siis ka selline nina, millist sa sooviksid saada. Et meil on siin erinevaid stiile, üks on siis barbinina, et mis on selline trendikas ja nina tipp natukene ülespoole. Siis on loomulik nina, siis on seal nina tipuga on võimalik erinevalt mängida. Et Türgis me räägime araabia, seal on nii populaarsed ninaoperatsioonid, et see on nagu neil ka hästi selline populaarne, üks populaarsematest teenustest tegelikult, mida Ja pakutakse. aga siinkohal jällegi väike soovitus, et ärge nüüd kõikide trendidega ka kohe kaasa minge, sest see on ikkagi selline kaalutletud otsus, et kui keegi ütleb teile, et praegu on trendikas see, siis tasub usaldada ka siis vähemalt Biome kliiniku arste ja doktoreid, kui nad ütlevad ikkagi, et noh, see ei pruugi sobida teie näojoontega, siis see tegelikult tasub kuulda võtta. Absoluutselt nõus sinuga ja, et väga trendikas on siis selline kulmukaar, selline välisnurk väga ülespoole tõmmata, et aga tõesti, armsad inimesed, mõelge, et mis saab, et need on sellised, täpselt Annelina, sa mainisid nii õiget teemat, et need on sellised ajutised trendid, et millega kaasa minna. Et teinekord see less is more või selline, et lasta teha endaga midagi sellist, et see ei oleks nagu nii silmatorkav, eks ole. See ei ole lihtsalt juuksevärvi muutmine. Jah, täpselt ja, et mõelgem sellise tuleviku suuna peale ja tegelikult, mida ma tahaksin ka väga rõhutada, ongi see, et ma tooksin siinkohal ka Lii näite, et kes lasi keha kontuurida ja vasertehnoloogial ja kus siis kirurg selle spetsiaalse aparaadiga ka lihaskonnale siis joonistab sellised ilusad piirjooned ja tulemus on nagu selline talje tõeliselt ilus ja naiselik ja Lii ütleski, et see tulemus lihtsalt motiveeris teda nii väga, et tänaseks käib ta poksitrennis, ta tahab fitnessi lavale jõuda, et on muutnud oma toitumist, oma elustiili ja tegelikult väga paljud inimesed meil ka räägivad seda, et just, et mida ma siinkohal rõhutada tahaksin, ongi see, et üks asi on see, et me sõidame välismaale, me laseme endalt mingi suurejoonelise muudatuse teha, aga et me ei jätaks ennast unarusse, vaid me läheksime selle uue elu ja selle elu kvaliteedi tõusuga ilusti kaasa. Et ma tegelikult tooksin siinkohal sellise konkreetse näite ka, kui mõned aastad tagasi, päris pikalt tagasi tegelikult Eestis jooksis telekanalites ka see saade, et see totaalne muutumine ja kus mõned inimesed said endale võimaluse tasuta operatsioonid, uued rinnad, uue näo, uue keha, kõhuplastika aga nad ei kandnud enda eest hoolt edaspidi. Nad jätkasid enda sama elustiili nii nagu mis oli neid selliseks ka loonud. Ja inimene oli mõne ajaga suhteliselt samas seisus, nii nagu ta oli enne neid plastikakirurgilisi operatsioone. Ehk mida ma siinkohal rõhutada tahan, et kui inimene endaga mingisuguse nii suure muutuse läbi teeb, et see on talle inspiratsiooniks, kas või alates ta joob vett rohkem, et niisutada organeid, sisemisi organeid, eks ole, ja ta sööb kvaliteetsemat toitu, ta kogu see elustiil muutub, sest elukvaliteet tõuseb seeläbi lihtsalt nii palju. Loomulikult ja seda ma olen ka ikka öelnud, et kui küsitakse, et no kui kaua nad siis vastu peavad ja kas see, kui ma teen facelifti, et siis nagu ongi kõik elu lõpuni olen. Ei ole, et kui te ikkagi panete endale uued laminaadid ja lähete hakkate pähklik krõbistama, hammastega katki neid tegema, siis no mulle tundub, et ma usun, et suht kiirelt teete te ka oma hamba katki ja see ei ole mitte sellepärast, et see materjal oleks halb, vaid kui te arvate, et te panete nüüd endale laminaadid või kroonid, et siis te võite sellega metalli nosida, ei või. Samamoodi peate hoolitsema selle eest ja mõistlikum on isegi õuna nagu lõigata tükkideks, mitte teda lihtsalt kõva õuna ammustada. Ja samamoodi on ka ju ilukirurgiliste protseduuridega, et me võime ju selle näo lõigata või silmad või kulmud kuhu iganes, aga kui me sealt edasi ei hoia nahatoonust, ei hoia oma toitumist või mis iganes, siis täpselt samamoodi aastatega toimub vajumine, täpselt samamoodi tulevad teil kortsud,
ja nii edasi, ehk et sellega tuleb arvestada loomulikult, aga see on ka tavaelus, eks ju, et ükskõik, kas sa päris hammastega hakkad oma ribisid närima grillõhtutel või siis noh, kunsthambad on nagu halb selline sõna, on ju. jah, seda jah, täiuslik lihve. Ja, just. Nii et loomulikult. Kõik on inimese enda teha ikkagi. Kõik on inimese enda teha ja ka enesest hoolitsemine on enda teha, et see ongi see, et inimene kannab elu jooksul enda eest hoolt, me oleme targemad, kui me olime eile, me teame veel, mida enda tervise heaks panustada. Et see on tegelikult selline hommikul, kui peeglisse vaadates, igaüks saab jälle mõelda, et hommikul peeglisse vaadates, no mis me näeme, kas me näeme enesekriitikat või me pigem kiidame ennast, et näete, et tegelikkuses meil on hea meel endale ka otsa vaadata. Jah, väike selline, kuidas ma siis ütlen, selline väärikas, selline ilulihv siit-sealt ju ei tee absoluutselt paha, et aga just me teeme seda nagu või inimestena just selle eesmärgiga, et me hoolime endast, me tahame olla säravad ja nooruslikud ja kellele siis ei meeldiks meeldida, et tegelikult me ju inimestena, me tahame endale meeldida. Just nimelt, mitte teistele. Et ma tahaksin ka rõhuda seda, et me ei räägi ju mingisugusest, ma ei tea, iluideaali tagaajamisest, sest mu elu eesmärk ongi nüüd, ma ei tea. Või samasugused välja näha, nii nagu väga paljud, eks ole. Oluline on see, et pole vahet, mis kaalust te olete. Kui te olete rahul oma visuaaliga, siis ongi kõik hästi. Aga kui sa ei ole ja sul on võimalusi seda parandada, siis ma ütlen ka, aga miks mitte? Me elame üks kord. Sõbrad, me elame üks kord elus. Ja, täpselt. Sest et lihtsalt see, mida meie, kui me oleme konsultandid, on ja, et mida see töö ja mida see inimeste tagasiside tegelikult meile juba andnud on. Ma ütlen, ma olen ausalt seal hambaarstitoolis klientidega nutnud koos õnnes, sellepärast, et see lihtsalt see tulemus on sekundiga, murdosa sekundiga lihtsalt nii muutub, inimese silmad lähevad särama. Ma jälle toon selle ühe plastikakirurgi raamatu näite muideks, et iga otsus meil on ju psühholoogiline, aga näite ja plastikakirurg oligi siis kübergeneetika või oli selle raamatu nimi, et üks tema patsientidest oli siis terve elu unistanud uuest ninast, et tal oli kongus nina ja teda oli narritud see läbi ja siis ta lõpuks, kui ta selle operatsiooni läbi tegi ja kui kirurg sidemed eemaldas, selle patsiendi minapilt ehk see sisemine psühholoogia oli 1 sekundiga muutunud. Mõni käib eluaeg teraapias ja võib-olla seal käib ja oma neid mingeid mustreid läbi, aga see, kui ta välimuses sai midagi sellist, millest ta oli eluaeg unistanud, see muutis teda 1,000,000 korda enesekindlamaks. Aga mida teeb enesekindel inimene? Ta töötab paremini, ta üldjuhul teeb elus rohkem raha, siis tal on paremad suhted, tal on eelkõige iseendaga parem suhe, ta teab oma väärtust ja ta loob palju ilusamat, väärtuslikumat maailma. Et see on nagu see, et investeeri ja siis saad tagasi. Jah, täpselt ja, et inimene, kui ta teeb õigeid kaalutletud otsuseid, iga tervisega seonduv otsus on väga kaalutletud otsus, ta võtab selle vastu, ta viib selle muutuse läbi iseendaga, ta on rahulolev, kogu tema elukvaliteet tegelikult paraneb seeläbi. Me ei räägi ainult tema ilust või tervisest, me räägime kõigest sellest ümbritsevast, kuidas ta iseendasse suhtub, et see on nii, et nii nagu inimene suhtub iseendasse, siis suhtub ta ka ümbritsevasse maailma ja ka maailm suhtub omamoodi siis inimesse ja tegelikult hästi. Ja ma olen ikkagi nagu, võikski võib-olla lõpetuseks öelda seda, et kui minu käest on küsitud, aga mis see on või mis see, ma ei tea, ma ei oska teiste kliinikute kohta öelda. Ma oskan konsulteerida neid kliinikuid, mille kvaliteedis ma olen kindel. Ja nii lihtne see ongi. Lõplik valik tuleb ju ikka teha igal ühel endal. Absoluutselt nõus, ja inimesed siin kohal ongi üleskutse, et Anneli on Biome kliiniku tiimi liige. Meie siis Anneli poole võib julgelt pöörduda, ongi nüüdsest ka plastikakirurgia poole pealt Istanbulis, hambaravi poole pealt nii Istanbulis kui Dubais ja Annelil on siis oma partnerkliinik Antalyas, kellega ta on juba aastaid töötanud ja meie poole pealt ja mina saan siis rääkida, et ongi, et
meie Biome kliinikuga aitame siis teil, armsad inimesed, jõuda täpselt samamoodi Antalyasse nüüdsest, mis on siis meie nii-öelda ka uudne sihtkoht. Samuti ka üha populaarsust kogumas on ka Dubai hambaravi. Ja siis samuti jätkame siis imeilusate plastikakirurgia kogemustega Istanbulist, samuti juuste siirdamine Istanbulist, hambaravi Istanbulis, nii et sellise laienemisega me tegeleme ja väga ägedad uued projektid on tulemas ja nii nagu ka praegu tegelikult üks sellest, et me Anneliga oleme löönud käed ja ühendanud jõud. Nii et Anneli, soovid sa veel midagi inimestele öelda? Võtke aega iseendale. Võtke aega iseendale ja mina ütleksin ka võtke aega reisimiseks, Ja. oma iluks, terviseks ja see on minu meelest nii kihvt idee. On. Inimene ka näiteks tuleb Istanbuli, sõidab Antalyasse pärast puhkama või tuleb Antalyasse, sõidab Istanbuli. Need on nii, see on küll ühe riigi, aga nii totaalselt erinevad sihtkohad, et Ja uskuge, see puhkus saab olema täpselt samamoodi mõnus, sest ma mäletan, kui mu käest küsiti, et noh, et kuidas sa siis, kui sul seal need hambad ära lihvitakse või mismoodi sa siis puhkad, ma ütlesin, no aga kõrrega saab kokteili ju ikka edasi juua, on ju. Need 2-3 päeva, kus sul või siis tervise smuuti. Et muideks meil on ka väga ägedad partnerkliinikute, heaolukliinikute näol, et mis teemal on tulemas ka varsti rohkem uudset infot ja podcast'e ja uudiseid. Aga näiteks ongi see, et heaolukliinikutes ka selline kaalulangetus, mul lihtsalt selle smuuti ja tringiga Annele, mis sa mainisid, tuli see meelde, et on väga võimalik ka üle Türgi väga tugevalt oma tervist turgutada. Nii et inimesed terviselainel edasi ootame teid.